I robbed a bank in Tampa, then I thought I had it made. But the hounds picked up my trail within the glades. So I ran and I stumbled on this cabin, and she came to me once more. She said, give up your gun, praise the Lord. Tere jälle! Aasta alguses lubasin näidata enda maasturit. Ta on Ford, ta on musta värvi, ta näeb välja nagu Nissan. Ostes siis sai kohe sinna mudarehv alla pandud. Bauhoffi universaalne snorkel. Nipet-näpet veel ja sai sellega päris, vist aasta sõidetud. Tänaseks päevaks on see auto müüdud juba. Ja asemele on võetud siis see siin. Tegu on siis 91. aasta VAZ 21063-ga. Et kapoti all on siis 1,3 mootor, 47 kilovatti minu teada. Et on tegu suht hilise mudeliga. Et on näha, et väljad ei ole päris need, mis peaksid olema. Et võiks olla ilukilp ja teate küll, millised kuue väljad on. Mis veel? Et see siin peaks olema kroomist, et mida aasta edasi neid tehti, seda odavamaks läksid materjalid ja hakati rohkem kokku hoidma selle asja pealt, igasuguste asjade pealt. Ka salongis on näha, et rool on juba uuem. Siin tegelikult peaks olema see peenikene kätt lõikav rool. Et mingi aja jooksul ma arvan, et see saab siin olema, sest et see ei käi mitte kuidagi selle kuuega kokku. Nagu näha selle kokkuhoidmise poole pealt, et klaasitõstuki lingid, vanasti olid nad kroomitud, metallist, aga nüüd on plastjunnid, samamoodi on ka avamislingiga, et see on olnud alati kroomitud ja metallist, aga see on nüüd plastik. Muud on kõik sama, et armatuur nii nagu ta on, nii ta ka jäänud. Mis on siin lisa, on tagaklaasi soojendus olemas, igal kuuel seda ei ole ja kella asemel on siis keegi siia pannud Economizeri, et kui sa vajutad nüüd gaasi põhja, läheb punase peale ja kui sa sõidad ökonoomselt, siis ta on selle rohelise piirdes siin. Aga muu ei midagi, lagi kõik ülejäänud sisu on sama ja muidugi need istmed ka veel, et selline, kuidas öeldakse, kartulikoti materjal, et kõik ilusamad nad ei ole, aga ajab asja ära küll. Pagasiruum sellel autol on väike ja üks miinus, mis veel, siin on see sein ees, et midagi tõsta siia üle selle ääre on meeldivalt ebamugav. Muid on pagassis kõik plastikud ilusti alles, puhas, isegi varuratas ja varuratta kate on olemas, seal taga tungraud nagu peab. Mingisugused tööriistad on ka siin, et ma ei ole veel tutvunud, mis nendega on, aga ju siis mingid tööriistad peavad Žigulis olema. Kapoti all siis on kõik ilus ja puhas, kõik on stokk ja eelmine omanik vahetas siin paar voljat välja veel, vahetas õli
küünlad. Et põhimõtteliselt teha ei tule midagi praegu. Õhufilter oli vist ka uus ja aku on teine. Sest et see vana aku enam ei töötanud. Noh, kuna talvel see auto ei sõida, et ta hoiaks enda sellist peaaegu roostevaba välimust, et siis talvel läheb see garaaži ja soovitatakse vahetada enne talve õli ära, sellepärast et õli sees on kuigi palju metallosakesi, mis lihtsalt seistes võivad hakata roostetama ja see keerab selle, noh, ütleme nii, et mootori tuksi. Et hobiautodega on juba niimoodi, et sõidad suve jooksul 2-3 tuhat kilomeetrit, aga õli vahetad iga sügisena. Ja mis seal muud ikka? Kena. Nii. Käivitub siis auto hästi. Et kui õues on soe, siis põhimõtteliselt seda toorklappi ei olegi vaja välja tõmmata, et karbuss pidavad tulema nii ära regullitud, et kõik käib nagu kellavärk. Tuled sisse, mitte mingit tulede automaatikat siin selles autos ei ole. Kõik peab meeles pidama. Paar korda on juba niimoodi juhtunud, et lähed autost minema, aga tuled põlevad ilustina. Aga miks ma sellise auto ostsin? Natukene nostalgia, kuna meil peres oli selline auto kunagi juba, siis ma olin vist äkki 10 või 12 aastane ja põhimõtteliselt selle autoga ma ka sõitma õppisin. No vanasti muidugi see sõita oli natukene teistmoodi, praegu on iste täiesti taga ja tahaks veel mingi 10 sentimeetrit tagapool olla. Gaasipedaali jalg on täiesti püstises asendis, et pikka maad sõita on vist päris lõbus nüüd juba. Kui sa oled juba praegu 2016 aastal harjunud püsikatega, konditsioneeriga, siin seda mitte midagi ei ole. On mehaaniline kahetsooniline kliima, mis siit kolmnurkakendest lahti käib. Siit reguleerid endale palju seda õhku võib salongi tulla. Aga muidu kuulda on nagu tagant undaks midagi, et äkki võib olla diferentsiaal. Aga seda ei ole vaja karta. Venes pidi saama neid 20 000 rublaga, et ei, mis 20, vähem. 2000 rublaga. Et sellele autole saabki praegu kõige rohkem varuosi Venemaalt arvatavasti. Et seal need veel otsa ei saa, sellepärast et neid autosid toodeti ju siin, ma ei tea, kas oli äkki 2010. aastani või üldiselt hästi kaua. Vot. Aga kiirendusest ei ole mõtet siin mitte mingit 0-100 taga ajada. See on, tänaseks on sellest saanud ikkagi tavaline kruiisimispill, millega sa sõidadki maanteel 80-ga, siis on enam-vähem normaalne, 3000 pööret on tahomeetri peal ja 4-käiguline kast.
hea oleks muidugi 5-käiguline, siis oleks pöörded natukene madalamal, aga noh, ega see kõvasti ei muudaks seda. Aga muidu täiesti korralik eksemplar sai. Et selliste autode hinnad on praegu seal 1000-2000 euro kanti. Et kui natukene rohkem teda sinna originaali lähedasemaks muuta, siis võimalik, et see hind kasvab. Et vaatame. Sõidame, vaatame, mis saab. Et plaanis on seda autot hoida võimalikult stokkina, originaalis, et jah, on üks mõte selle autoga, aga see on selline, ei tea veel, 50-50. Et mitte mingeid valuvelgi, ei toonklaasi, mitte midagi sellist. Et stokk ja mõned nipet-näpet võib-olla asju tahaks veel proovida selle autoga teha, et eks vaatame, kui midagi uuendust, kui mingist uuendusest siis plaan tekib, eks ma siis annan teada. Aga praeguseni siis, tšau!